see hoone on algselt olnud siis Noblessneri laevatehase üks hoone, koostöötsehh, kui ma ei eksi, ja sellel hoonel lisaks laevatehasele on veel natuke tööstuslikku ajalugu, et see oli muuhulgas ka siis 30ndatel aastatel Oskar Kilgase tekstiilitööstuse tootmishoone. Eesmärgiks oli säilitada võimalikult palju seda olemasolevat tööstusarhitektuuri, sest maja on ka muinsuskaitse all, aga mahutada samas siia sisse selline kaasaegne tootmine ja restoran, kus klientidel on hea olla. Nüüd me oleme siis koostöötsehhis. Siin on see Eesti-aegne kihistu pluss nõukogudeaegne kihistu segunenud ja restaureerimiskontseptsioonis oli siis see, et prooviti neid kõiki kihistuid nähtavaks jätta. Suurimad väljakutsed siin oligi selle tööstuse paigaldamine siia, aga ka mingisugused tööstusele vajalikud sisendid nagu linnavesi, kanalisatsioon, kuhu õlu läheb pärast seda, kui ta maha kukub ja nii edasi. Kuna maja ees ajalooliselt olid ka väga palju lisandusi, konstruktsioone, erinevaid tehnoloogilisi seadmeid, muinsuskaitsega koostöös siis leidsime võimaluse neid vanu konstruktsioone ära kasutada, siia ette näiteks avalik rõdu luua. Ma tahaks veel eraldi välja tuua ehituskvaliteedi teema, et tõepoolest see ehituskvaliteet on väga hea, meie oleme väga rahul ja maja on tõesti juba siis peaaegu 4 aastat kasutuses olnud ja väga hästi vastu pidanud. Nii et meie oleme igati rahul ja ma loodan, et ka üks partner ehitus on rahul siis meie kui koostööpartneriga.